Inkassokiri postkastis ei tähenda, et kõik on otsustatud. Reageerimine on esimene ja kõige olulisem samm. Inkassoga seotud kirjad tuleb kindlasti avada. Pea liiva alla peitmine ei aita. Vastupidi, see võib olukorda halvendada. Enne kui midagi otsustad, selgita välja, kellelt laen algselt võeti, mida nõue sisaldab ja kui suured on lisakulud, ning kontrolli, kas nõue võib olla aegunud. Küsi alati alusdokumente. Vaata üle, kui palju on juba tasutud ja mille eest raha täpselt nõutakse. Inkassofirma ei aresti vara ega pangakontot. Kuid kui kokkulepet ei sünni, võib tagajärjeks olla võla andmine kohtusse. Enne kokkuleppe allkirjastamist veendu, et saad täpselt aru, millele alla kirjutad. Kiirustamine võib kaasa tuua lisakohustusi. Inkassoga on sageli võimalik kokku leppida maksegraafikus või maksetähtaja pikendamises. Samas võib liiga väike igakuine makse viia olukorrani, kus võlg hoopis suureneb. Enne otsustamist pea nõu võlanõustajaga. Kui olukord tundub liiga keeruline, aitab võlanõustaja selgust luua. Koos leitakse parimad võimalused edasiliikumiseks. Võlanõustaja aitab olukorda kõrvalt hinnata ja koos selged sammud paika panna. Teenusele saab tasuta kohaliku omavalitsuse kaudu. Võlanõustajaga saab ühendust võtta ka otse Eesti Võlanõustajate Liidu või Finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee lehel olevate kontaktide kaudu. Inkasso võlga saab lahendada tegutsedes. Usaldusväärset infot leiad näiteks Finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.ee ja mitmetest teistest.